Tere õhtust kõik korvpallisõbrad! 2 nädalat on taas mööda läinud ja saade Pallkorvi alustab. Vahepeal on BC Kalev Cramo VTB ühisliigas saanud kirja 1 võidu ja 1 kaotuse. Kristjan Kanguri koduklubi Varese kaotas aga Itaalia meistriliigas mõlemad mängud. Kangur ise on teatavasti vigastatud. Lisaks räägime tänases saates Euroliigast ja ka NBA-st. Saate lõpus loosime välja ka need laual olevad FIFA poolt välja pandud tossud ja täna läheb loosi seesamune pall. Kutsume ka kõiki vaatajaid endiselt liituma meie Facebooki lehega Pallkorvi. Aga nüüd tänaste teemade juurde. Kalev Cramol on VTB ühisliigas 3 võitu ja 3 kaotust. Kristjan Kangurit vaevab seljavigastus, Eesti koondise liider loodab nädala pärast taas väljakule naasta. Siim-Sander Vene avas Euroliigas oma punktiarve. Pärnu korvpalliklubi eesmärk on võita Eesti meistriliigas medal. Sellised on tänased teemad, aga meie stuudiokülaline on BC Kalev Cramo peatreener Alar Varrak. Tere õhtust! Tere õhtust! Alustaks vestlust veel üleeilsest mängust, et esimesel poolajal teie rünnak üldse ei laabunud ja visked ei tahtnud tabada, et mis seal viga oli? No mäng oli selline, et ega mäng oligi madalaskooriline mõlemalt poolt ja selline natuke isegi meenutas teatud play-off mängu, et kuidagi väga pingeline ja võitluslik ja selline võib-olla mitte nii palju võib-olla ilupakkuv mäng, kui just nagu kaitsele rõhutud ja kindlalt nagu võidu orienteeritud mäng. Aga mis te seal vaheajal rääkisite, et esimesel poolajal viskasite 25 punkti ja siis tulite teise poole alguses kohe 3. veerandajal ainuüksi viskasite ka 25 punkti? No ega see, ma ütlen, mängu iseloom selline, sest 3. veerandajal läks mõlemalt poolt see mäng natuke lahtisemaks ja juba ainuüksi visete arv, rünnakute arv oli suurem, kui oli see esimesel veerandajal või teisel veerandajal ja sealt ka see skoori tõus, et nii-öelda visked sooritati mitte siis nagu 24 sekundi jooksul või siis 20 sekundi jooksul, vaid mõlemad võistkonnad sooritasid viskeid varasemas staadiumis ja sellest ka rohkem visete arv ja ka suurem skoor. Olete kindlasti ka analüüsinud seda mängu viimast olukorda, kus siis Astana selle viimase sekundi korvi sai, et mis seal kaitses nihu läks? No selline klassikaline möödarääkivus, et konkreetselt seda hetke, mis puudutab siis Erekaar karjus vahetus, aga Machado seda ei kuulnud ja jäid kahekesi 1 mehe peale ja siis seal Gregoril oli veel võimalus seal kuskilt päästa, aga samal hetkel tema mängija just liikus pallile vastu ja ta jäi oma meest jälgima, mis on ka nagu õige, et lihtsalt, et kas siis Frank oleks pidanud veel kõvemini seda ütlema või siis Machado oleks pidanud seda ikkagi kuulma, et muidu väga südikas partii kaitses terve 39 minutit ja 50 sekundit, et sellist eksimust terve mängu jooksul ei tulnud sisse, kus oli mingi lihtne möödarääkivuse. Kahju, et ta lõpus nii juhtus. Aga kindlasti tundsite eile puudust ka vigastatud Rain Veidemannist, kuid tema vigastusest räägime veidi hiljem. Nüüd aga vaatame üle, kuidas on meeskonda sulandunud Veidemanni vigastusega seoses palgatud Roland Freimanis. Kalev Cramo uusim võõrlegionär Roland Freimanis ei ole Eesti korvpallisõpradele mingi tundmatu suurus. Karjääri jooksul mitmes tugevas välisliigas pallinud Freimanise klubidest on eestlastele tuntumad vast Riia VEF ning ukrainlaste Južnõi Himik. Tänavuse hooaja eel kuulus Freimanis koguni aga Hispaania tippklubi Vitoria Laboralli ridadesse, kus lepingut siiski ei teeninud. I think Kalev is a good team, so I decided to come here because I need to play somewhere in Kalev
Kalev made the best offer for me, so I just decided to come here. What are your main goals this season here? What do you want to achieve? Oh, you know, this is a hard question because this is not me. We are the team, not one eye. So basically, we all are like together, and we have goals to win every game. What he can, play hard as possible, and just enjoy this ride because this is what I like. The people, a lot of people here, so we just want to make happy everybody in Tallinn. Enda mängu kirjeldab 20 pikk mängumees, aga järgnevalt. I think I'm an all-around player. I can play inside, outside. I can do everything, a little bit of everything. In defense too, I have some mistakes, but it's normal. Everybody have mistakes. What are the mistakes? Sometimes I'm late somewhere it's more the concentration problem, not my level problem. Any favorite game elements? Do you like to shoot or block shots? No, I just take the game what is given to me, and I just use what I can do, and that's all. Nagu eelnevalt mainitud, pallis Freimanis möödunud hooajal Ukraina kõrgliigas, kus mehe keskmised näitajad olid 10,4 punkti ja 4,2 lauapalli mängu kohta. 2013. aasta EM-finaalturniiril Läti koondises olulist rolli etendanud Freimanise arvele jäi siis 8,3 punkti ja 3,5 lauapalli mängu kohta. Korvpalli juurde jõudmine tuli mehe sõnul aga loomulikult. Years ago, I don't know. I just decided, because my best friend played basketball, so I decided to start to play basketball, and I just, year by year, I was just growing and getting better, so now I think I'm a good player, and this is just how it goes, you know, you just work hard every day, and if you can play, you play, if you cannot, you go play, I don't know, work somewhere, I don't know where, like you here, so everybody have their own destiny. Läti koondises tegi Freimanis debüüdi 2009. aastal ning on seal tänaseni. Loomulikult loodab mängumees koondisesse kuuluda ka tänavu suvel, kui korvpalli EM-alagrupimängud peetakse tema kodus Lätis. Teatavasti kuuluvad Eesti ja Läti suvisel EM-il ühte alagruppi. It's going to be interesting because we are with Estonia in the same group, so I think it's going to be fun for the fans, for the cities, for the both countries. So I think we're going to be really great fight, and we will see who is better. Roland, sa ei ole pikalt Kalevi tiimis olnud, ütleme siis seda, et sisseelamisaeg on olnud suhteliselt lühike. Vaatame nüüd, kui palju ta oma tiimist ja Eesti korvpallist teab. Küsime 6 kiiret küsimust, vaatame, mis vastused on. So Roland, you ready? Yes. Do you know who is the biggest rival of Kalev Cramo in the Estonian League? Tartu Rock. Tartu Rock, õige vastus. How many years in a row has Kalev been Estonian champions now? 3? Wrong, 4 years in a row. I was 3 or 4, I knew it. Do you know who's the captain of your team, Kalev Cramo? Gregor Arbet. Do you know who's the player who's involved in your team as well, who's been the only Estonian in the NBA? Yeah, Mulsak. Really good, really good. Good. Everything. Basically everything. Do you know the mascot of Kalev Cramo team? No, never seen this guy. He is not here today. Today he's not here, aga see maskott on Viking. Okay. And the last question, the all-important one, who will win the match between Estonia and Latvia in the summer? Latvia, of course. I'm telling you seriously. Estonia has a good team, we have a good team too. So I think it's going to be interesting, but we're going to win because we play at home and our crowd will support us. Okay. So the last answer was Latvia. Mina arvan, et Läti oli vale vastus, seega need eelnevad küsimused läksid ka nüüd metsa. Loodame, et mängust tuleb rohkem punkte, kui siin Viktoriinis tuli. Sellised lood siis Freimanisega, aga Alar, kuidas sinu arust on teised legionärid meeskonda sulandunud? Üldplaanis on väga okei olnud, et arvestades, et võistkond sai kokku võrreldes varasemate aastatega hiljem ja siis vaatamata sellele on mängus koostöö ikkagi päris hästi sujunud ja mõned asjad on võib-olla natuke isegi lihtsamaks tehtud ja mängijad ühesõnaga on, arvestades seda sisseelamisperioodi, on hästi sisse sulanud. Samas kasutad praegu erinevaid mängijaid rohkem erinevates liigades, seal näiteks Elegar, Machado mängivad VTB ühisliigas, Kupšas, Singler Balti liigas. Miks selline valik, kas meeste tase on nii erinev või lihtsalt ongi vaja kasutada ühes liigas ühtesid mehi ja teises teisi?
ei, see päris nii ei ole, et praegu on lihtsalt niimoodi läinud ja et selge on see, et meie mängude arvu juures, mis me see hooaeg peame mängima, siis iga mees on nagu kulda väärt ja ükski mängija pole võimeline 3 mängu nädalas mängima suuri minuteid, et tuleb teatud valikuid teha, et teine valik oleks, et igaüks mängiks igas mängus 15-20 minutit, aga praegusel hetkel me oleme läinud nagu teist teed. Aga siit VTB ühisliiga ja Balti liiga juurest liigume nüüd edasi Itaalia liiga juurde. Kristjan Kanguri koduklubi Varese on 2 võiduga alustatud hooaega jätkanud 3 kaotusega. 3 lisaaja järel jäädi alla Reggio Emiliale, nädal aega tagasi kaotati viimase sekundi 3-sega Venetsiale ja eile 70-76 Trentole. Varese peatreener Gianmarco Pozzecco on kaotuste järel saanud Itaalia meedias palju kriitikat. Loomulikult kaotust vaadatakse treenerile kõigepealt otsa, eks ole, ja antud juhul siis tema puhul seda, et ta ei ole veel nii kogenud, aga teisest küljest jälle võtame need 2 võitu, mis on olnud ka väga magusad, siis võib need samamoodi panna tema õlgadele, et tema on ikkagi mingit entusiasmi ja asja meile süstinud ja oleme need võidud ära toonud. Kangur pole vigastuse tõttu viimases 2 kohtumises kaasa mänginud. Selge teeb muret ja kurblugu ongi nagu see, et päris täpselt nagu lähedust nii ei ole sellele asjale veel leidnud, et vana viga on nagu välja löönud uuesti. Ja nüüd me vaatame rahulikult arstidega läbi rääkima ja kaalume erinevaid variante, et kuidas ja mismoodi nagu paremuse poole seda asja muuta, et küll paraneb ja jalg ka tegelikult paranevad küll päev-päevalt, aga ütleme nii, et sellest lööb siis nii, et närvikanal on kahjustatud ja närv annab siis signaali lihastesse, mis pärsib siis mu vasaku jala tööd, et lihas on valus ja jalga sirgelt ei saa panna ja rahvakeel nii lihtne see ongi. Kangurilt 3 tabab ning... Kangur on siis taas vigastusega hädas, kuid probleeme on ka Kalevil. Milline on hetkeseis Rain Veidemanni ja Mindaugas Kupsasega? Ei, Kupsasega ei ole üldse hullu, et tal oli paistetus küünarnukis, mis nii-öelda vajas arstide poolt sekkumist ja see nädal on ta uuesti jälle tagasi, et lihtsalt 3-4 päeva pidi talle puhkust andma. Aga Veidemanniga on jah asi natuke keerulisem, et siiamaani päris täpselt veel ei tea, kuna ta tagasi võiks tulla, et enne seda täpselt diagnoosi ei saagi panna või nagu tagasituleku päeva, kui tal on see paistetus küünarnukist alla läinud ja oli juttu siin 4 nädalat, oli juttu 8 nädalat, et ma olen enda jaoks nagu võtnud sellise kesktee, et äkki 6 nädalat, et nüüd on nagu 2 nädalat möödas, et äkki detsembri alguses ta saab treeningutega liikuda, aga see on spekulatsioon, et halvem stsenaarium siis 8 nädalat, et ehk siis kuskil jõulude paiku alles. No tegelikult ootate ühte meest veel tagasi suvel koondise eest mängides vigastada saanud Indrek Kajupanka, et kuidas on temaga seis? Ka on paraneb jõudsalt, et on siin juba osad visketrennid kaasa teinud ja mõne niisuguse lihtsama taktikatrenni ja nüüd see nädal on meil kahjuks jälle 3 mängu ja sõidame Venemaale 3 mängu raames, et neid saalitrenni meil tõsisemaid ainult 1 ongi see nädal, aga ma arvan, et järgmine nädal, kui me Venemaalt tagasi tuleme, siis ta juba liitub täies mahus meie tegemistega, et eks ta ka tuleb veitsa ettevaatlik olla, aga ma usun, et kas nüüd järgmine nädal, aga vast juba ülejärgmine nädal näeb teda juba isegi võistlussärgis. Loodame, et mehed paranevad, aga meie räägime nüüd eelmisel hooajal vigastustega kimpus olnud Siim-Sander Vene käekäigust ning tema tegemistest Euroliigas. Korvpalli Euroliigas on mängitud 4 vooru ning kõikide alagruppide liidrid Real, CSKA, Olympiakos ja Barcelona jätkavad täiseduga. Reali järel hoiab A-alagrupis hetkel teist kohta Siim-Sander Vene koduklubi Žalgiris, kes alistas viimati Unixi 77-71. Vene viskas selles mängus hooaja esimesed 3 punkti.
Räägi, kuidas hooaja algus on kulgenud, et milline on füüsiline seisund, eelmise hooaja vigastused ei kimbuta? Ei, nendest vist on praegu nagu üle saanud jah, et siuksed väikseid ole, aga need nagu ei sega mängimist ega treenimist, et selles mõttes on nagu okei ja võistkonnal läheb ka hästi, et väga ei saa kurta. Aga sinu mänguaeg on jäänud nii Euroliigas kui ka tegelikult Leedu liigas üsna väikeseks, et mis selle on tinginud? Ülerahvastatus minu positsiooni peal, et sellega nagu on jah, praegu natukene kehvasti, aga no ei tea. Ootan ja loodan oma seda šanssu ja äkki tuleb mingi päev. Kas on treeneriga mingit eraldi vestlust ka sel teemal olnud? Jah, ikka oleme rääkinud, et asja arutanud, et ta tahab ja proovib mind panna, aga jah, iga kord ei õnnestu ja nii on praegu. Jätkame vestlust stuudiost. Alar, oled ka Eesti koondise abitreener, et Siim-Sander Vene saab kindlasti sel hooajal häid mänge, loodame, et ka Kristjan Kangur paraneb. Kuidas hindad hetkel Kalev Cramo Eesti mängijate seisu? Arbet ja Veidemann on nagu väga head mängu näidanud, et Arbet terve see ametlik võistlushooaeg ja Veidemann siin just need viimased paar nädalat, need võidumängud, kui hakkasid pihta, siis Veidemann oli seal suur arhitekt. Ja samas ma olen näinud, et viimastes mängudes oled väga palju eelkõige kaitses pahandanud Reinar Hallikuga. Ja, et ma tahtsin pikkade juurde tulles, et enne nagu jõuaks sinna Keeduse juurde, et Keedus on hooaeg on veel pikk ees, aga Keedus on kindlasti teinud kõva avalduse järgmise aasta nii-öelda, ma ei räägi võib-olla satsi saamisest isegi, aga reaalselt nagu mängu minutite teenimises, et tema on olnud kindlasti nagu väga positiivne üllatus ja aga nüüd jah, et kes on nagu, ütleme just, ma ei räägi Eesti liigast või Balti liigast praegu, et VTB tasemel natukene on tahaplaalini jäänud Reinar ja Kitsing, et aga ma arvan, et ikkagi küll tuleb ka nende aeg, et mänge on palju ja eks siin tuleb vigastuse haigusi ka teistele ette, et kui Balti liigas, Eesti liigas nad ikkagi minimaalsete eksimuste arvuga, ma ei räägi sisse ega möödavisetest, vaid muudest korvpallipunktidest läbi ajavad, siis kindlasti see annab neile ka rohkem minuteid VTB liigas. Aga siit Eesti koondise jutu juurest siirdume nüüd ookeanitaguse korvpalliliiga NBA juurde. Oktoobri lõpus alguse saanud NBA uus hooaeg on alanud mitmete üllatustega. Seni pole päriselt oma mängu käima saanud üks suur favoriite, LeBron Jamesi taasliitumisega tähesärasse kerkinud Cleveland Cavaliers, nulli peal püsib legendaarne Los Angeles Lakers ning hooaeg on valusalt alanud ka Oklahoma City Thunderi meeskonna jaoks. Kindlasti jäävad aga avamängudega rahule suurepärases hoos olevad Memphis Grizzlies ning Houston Rocketsi satsid läänekonverentsis ning idakonverentsi juhttooli nautivad Toronto ning ka paljude eestlaste lemmik Michael Jordani tõttu legendaarseks saanud Chicago Bulls. Uurisime Kalev Cramo legionärilt NBA's nii põhihooajal kui ka play-offides mänguminuteid kogunud Scott Machadolt, kelle mäng on seni talle kõige rohkem muljet avaldanud. I like the way Toronto's been playing. Toronto's been playing well. They have a lot of pieces over there. They've been playing real good. And then the Knicks also picking it up. They beat the Cleveland Cavaliers in the big game. So there's a lot of teams to look out for, but of course the Spurs are always good. Hooaja algus on eriliselt kohutav olnud aga Kobe Bryanti juhitavale LA Lakersile, kes hoiavad kindlalt läänekonverentsi viimast kohta. Kas vanameister Bryant suudab LA päästa? It's the beginning of the season and some teams have to have a bad start and some teams have to have a good one. And fortunately it's them. So hopefully they'll get it together. They got Kobe, so he's a wonderful leader. Prediction time, who's going to be the winner on East and who's going to be the winner in the West? East side, I think the Cavs and the West side Spurs. Okay. And who do you think is going to be the best player in this overall season? Best player overall season is going to have to be LeBron again.
Sellised on seisud NBA-s, kuid tuleks tagasi Eestisse ja räägiks veel lühidalt Eesti liigast. Et Alar, kuidas meeskondi hindad, kes võiksid olla Kalevi ja Rocki suurimaksteks vastasteks veel sellel hooajal? Rakvere kindlasti, mida ta on põhimõtteliselt ka iga aasta nii-öelda kandadele astunud, et kuigi nad ikkagi siiamaani play-offides on ikkagi nagu poolfinaalseeriates, kas vastavalt siis Kalevile või Tartul ikkagi 3-0 ikkagi kaotanud. Aga kindlasti ka Rapla, et Raplal on praegu nagu palju vigastusi ja olenemata sellest nad mängivad head korvpalli ja kui neil nagu kõik veel terveks ka saavad, siis Rapla kindlasti on üks nendest. Aga ma ütlen, et siin võib igasuguseid asju juhtuda, et Valgas on teatud seltskond häid mängijaid, Pärnu on oma asjad nagu käima saanud, TTÜ on näidanud kohati väga head mängu, et ma ütlen siin, kellelegi liitub siin mingi hea mees juurde ja on pilt kohe teissugune. Üheks medalinõudlejaks on tõepoolest Pärnu ning vaatamegi, kuidas Suvepealinna klubil hooaja algus läinud on. Pärnu korvpalliklubi jaoks on tänavune hooaeg alanud üsna kõikuva mänguga, mis hooaja eel mitmeid muudatusi läbi elanud meeskonna puhul ei ole kuigi üllatav. Ilusad võidud on juba võetud Rapla ja Rakvere üle, kuid samas kaotati näiteks TTÜ-le. Meeskonna read on täienenud endiste koondislaste, aastaid meistriliigas pallinud Silver Lepiku ning Renato Lindmetsaga. Korvi alla on aga toodud leedukas Ronaldas Rutkauskas. Ka mängujuht on leitud välismaalt, sellel kohal tõmbab niite lätlane Sandis Silavs. Suurim muutus on aga vast uus peatreener, kelleks on endine Pärnu mängumees, mitmekordne Eesti meister Tartu meeskonna ridadest Heiko Rannula. Uusi mehi on 4 tükki põhimõtteliselt, 2 välismaalast. Mängujuht ja korvialune mees, kõige tähtsamad komponendid, keda meie võimaluste juures Eestis ei olnud võimalik leida ja Silver ja Renato annavad meile niisugust kogemust ja võib-olla nahaalsust juurde. Ma arvan, jah. Kas uued mehed on tiimi juba hästi sisse elanud? Jaa, ma arvan, et meeskonna vaim ja sisseelamine on täitsa okei. Oleme niisugune ühtne võistkond, et treenis käib küll kõva töö ja et taktika osas kõik on nagu hästi. Ma arvan, et me nagu respekteerime oma treenerit. Kuidas sa üldse iseloomustaksid treenerit? Mis tema jaoks teie mängus kõige tähtsam element on? Meie treener nagu vileleb niisugust kiiret mängu. Et selle najal me üritame ka niisugused kiired visked leida ja kaitses nagu kõvasti üle välja pressida. Ta on niisuguse kiire korvpalli austaja. Uurisime ka Renato Lindmetsalt, kui hea treener Rannula ikkagi on. Sa oled erinevaid treenereid näinud igasuguseid, alates Andres Sõbrast, lõpetades Kalle Klondorfiga. Kuidas hindaksid seda treenerit? Eka on teinud väga hästi. Treening on väga raske. Ma olen praegu 95 kilo. Ma ei tea, viimane aasta ma oli 95 kilo äkki 10 aastat tagasi. Tema teeb asjad väga hästi. Minul ei ole küll ühtegi halba sõna, et väga hästi, kõik on nii nagu peab ja lihtsalt mehed peavad rohkem teda kuulama, et pead laiali otsas seal pahatihti, et ei tee seda, mida on kokku leppinud. Pärnu meeskond on 2 hooaja vahelise ajaga selgelt tugevamaks muutunud ning mullune liiga 6. koht peaks tänavu kindlalt ületatud saama. Eesmärgid peavad olema kõrged, et meistriliigas kindlasti me tahame medali peale. Bronks on see maksimum meie jaoks, ma arvan, see aasta. Et seda me tahame vähemalt, teeme kõik selleks, et sinnapoole asjad liiguksid. Balti liigas, ei oska öelda. Esialgne ikka haagub edasi, et eks siis vaatab mängud. Kui mängite siin Rakverega, mis oli see viimane meeskond või mängite Tartuga, kas sa lähed kuidagi rohkem tuhhiga peale ja tahad midagi rohkem tõestada või see ei ole sinu jaoks mingi tõestamise koht? Ei, alateadlikult võib-olla ikka mingit moodi nagu lähed teistsuguselt, aga ei ole minul mingit tõestamiskohta vaja, et pigem teed kõik nii palju kui suudad, et praegust Pärnut siis aidata nii hästi saab. Pärnu korvpalliklubi mängu on viimased aastad vedanud tagamängija Rannar Raap, kellelt on ka kõige paslikum uurida, kuidas on meeskonda vastu võetud uued täiendused. Kuidas sulle tundub, kas uued mehed on hästi tiimi sisse sulandunud? Ja sellega küll mingit probleemi ei ole, et nad on ka siit samast ja Lätist ja Edust, et nagu omad poisid, et tunnevad seda Eesti korvpalli ka ja
mingit probleemi ei ole küll olnud, jah. Aga rääkides Lepikust, Lindmetsast? Lepik on kindlasti niisugune autoriteet kõigi jaoks, et palju aastaid ju Rockis mänginud Eesti koondiseski läbi käinud, et kõik kuulevad tema sõna ja ta on võistkonna niisugune nii-öelda aju ja kapten. Kui Pärnu meeskond oma mängu käima saab, on neil heal päeval kindlasti võimalus võita ka Eesti suure duosatse Rocki ja Kalevit. Vaadates tiimisisest materjali on selge, et tänavune miinimumprogramm peaks olema vähemalt poolfinaalkoht. Aga nüüd on kätte jõudnud see hetk, kui loosime välja FIFA poolt välja pandud tossud kõigi vahel, kes jagasid pallkorvi Facebooki lehel olnud postitust. Jagamisi tuli meeldivalt palju, ligi 200 ja selle kaudu jõudis info meie saate kohta pea 30 000 inimeseni, nii et suured tänud kõigile. Ja Alar, ole hea, loosi siis välja see õnnelik tossude võitja. Nii. Ja auhinna on võitnud Asko Mand. Palju õnne! Võtame teiega pärast saadet kindlasti ühendust ja teatame, kuidas oma auhinna kätte saate. Aga aitäh, Alar, stuudiosse tulemast ja edu Kalev Cramole! Aitäh! Saade pole meil siiski läbi ja järgmisena räägime harrastuskorvpallist. Eesti populaarsaim harrastuskorvpalliliiga Tallinna Kossuliiga, kus eelmisel hooajal osales 68 meeskonda 1031 mängijaga, alustas tänavu 9. hooaega. Eelmisel nädalal selgus Kossuliiga karikavõitja, kui finaalis kohtusid Haabersti ja Kanal 12. Kohtumise alguses isegi pea 20-punktilise edu saavutanud Haabersti pidi lõpuks tunnistama kogenuma Kanal 12 paremust numbritega 92-80. Võitjatele tõi Eesti meistriliigas Tallinna Ülikool Kalevi algviisikusse kuuluv Erik Luts 24 punkti. Finaali kõige väärtuslikumaks mängijaks valiti aga üle 10 aasta meistriliigas mänginud Erko Linnas. Nagu ikka oleme me liiga üks vanimaid meeskondi ja ei nagu vana diiselauto, et alguses ei saa käima ja pärast ei saa pidama. Tallinna Kossuliiga jätkub põhiturniiri mängudega, kus tänavu osaleb 64 meeskonda, mis on jagatud tugevuse järgi 3 divisjoni. Selline oligi Pallkorvi 3. saade. Kindlasti kavatseme ka edaspidi rääkida mitte ainult profikorvpallist, vaid ka amatöörliigadest. Alanud nädalal jätkab PC Kalev Cramo heitlust VTB ühisliigas ja Kristjan Kangur, kes loodetavasti vigastusest paraneb, Itaalia meistriliigas. Selle nädala mängud toimuvad pühapäeval. Täpsemat infot mängude kohta leiate meie saate kodulehelt www.facebook.com/pallkorvi. 2 nädala pärast saab aga üks õnnelik selle palli omanikuks. Selleks tuleb kutsuda oma sõbrad meie saate Facebooki lehe sõpradeks. Kui 20 või enam sinu sõpra on laikinud meie Facebooki lehte, siis kirjuta kohe pärast saate lõppu meie Facebooki lehele tekkiva postituse kommentaariks FIFA 20. Oma liitunud sõprade arvu saad teada, kui tuled meie Facebooki lehele. Järgmine saade on aga eetris, nagu ikka, 2 nädala pärast. 24. novembril kell 21:45. Seniks aga pallkorvi! Y'all ready for this?